Eesti Ringhäälingu muuseum Türil ootab külalisi aastast 2001. Me püüame oma näituse saalides külalisele anda ülevaate raadio ja televisiooni ajaloost Eestis. Ja peame alati külalisele ütlema, et see muuseum ei ole valmis. Me areneme ja muutume koos Ringhäälinguga, nii et meile tasub ikka ja jälle tulla. Paarikuise vahe järel tulles võib juba avastada, et näituse saalis on palju uut ja huvitavat. Üheks Ringhäälingu kiire tehnilise arengu näitajaks oli ka Türi saatejaam, mis hakkas Türil tööle aastal 1937 ja oli valmimise hetkel Euroopa kõige moodsam saatejaam üldse. Masti kõrgus oli 196,6 meetrit ja sellise kõrgusega mast seisis siis püsti 3 jalal ilma tugede ja tõmmitsateta, mis tolle aja maailmas oli täiesti omapärane ja ime. Türi linn sai selle saatejaama kaudu hästi kuulsaks, sest oli ju see aeg, kus eeter oli nii tühi, et saatejaamad mahtusid nimeliselt raadioskaaladele ja nii ongi siis alates 1937. aasta lõpust kõikidel raadioskaaladel teiste linnade hulgas, kus jaamad asusid, ka Türi nimi. Mõnede inimestega seotud tehnilised vahendid, mis muuseumi näituse saali on jõudnud. See magnetofon MES-28 on kuulunud siis Virumaa korrespondendile Ott Koolile ja kui siit on värv maha kulunud, siis see on olnud raadiomehe pöial, mis üle 30 aastasele magnetofoniga tööd tehes, neid nuppe vajutades on siia vastu hõõrunud. Seni kuni tööraadios käis magnetlindiga, oli tavaline pilt raadiofoonikas õhtuks selline, et põrand oli täis neid lindijuppe, nagu on näha ka siin muuseumifoonikas. Kui küsitletav oli naernud, siis see naer oli õhtuks ka selles lindihunnikus, mille siis koristaja kokku pidi pühkima ja ära viima. Tänaseks täiesti tavaline tehniline vahend, mida raadios kasutatakse, on siis reporteri salvestusseade. Sellised imeasjad jõudsid Eestisse 1953. aastal ja muuseumis on näha üks nendest, mida lähemalt vaadates tuleb siis välja, et vänt on tal külje peal, mis tähendas siis seda, et kõigepealt tuli vedru üles keerata ja vedru oli siis see imemehhanism, mis lindikettaid ringi ajas ja selle salvestamise üldse võimalikuks tegi. Näituse saali nurgas on meil Eesti Raadio venekeelse programmi ehk Raadio 4 saatepult, mis teenis seda raadiot siis üle 10 aasta, alates aastast 1994 ja täna on see jõudnud muuseumisse ja kogemus näitab, et pakub külalistele suurt huvi, sest see on see koht, kus muuseumis saab proovida, kuidas see raadio tegemine välja tuleb, et inimene võib istuda puldi ette mikrofoni taha ja proovida spordireportaaži monitori abiga. Veerpalu on 4. Veerpalu on 4 ja tundub, et täna ei tule esikohta Eestil. Täna vist ei tule, aga kõik on veel võimalik. Teleprogrammi edastamist alustati Eestis 1955. aasta suvel. Ja esimesed telerid, mis inimestele kauplustest pakkuda olid, nägid välja sellised ja kandsid nime siis KVN 49. Ja kellele tundus, et see postkaardi suurune pilt ikka natukene väike on, siis võis osta lisaks sellise luubi, kuhu sisse käis siis destilleeritud vesi ja sellega sai siis pildi natukene suuremaks. Värvid said meie inimesed oma telepildi ette sellise kile abil, või filtri abil, mis oli poes müügil, igaüks võis osta ja endale näiteks meditsiinilise plaastadega siia kineskoobi ette kinnitada. Ja eriti peen oli olnud, kui televiisor võeti siit seest välja ja pandi see kile siia kaitseklaasi taha ja siis televiisor uuesti sisse, siis oli tõeliselt peen värviteleviisor. Teleri vaatamine Eestis on tunduvalt varem kui
regulaarse programmi algus. Moskva, Berliini ja Londoni telepilti oli Eestis võimalik jälgida juba 1930. aastatel. Selleks, et neid vastu võtta, pidi mehel olema muidugi endal tehnilist taipu, et enesele televiisor ehitada. Ja üks selline on ka muuseumi näituse saalis, et külalisele näidata, milline oli telepildi kvaliteet 1930. aastatel. Ja käivitame! Selline on Eesti Ringhäälingu muuseum Türil. Sattute Türile, astuge kindlasti läbi. Tulge üksi, perega või terve grupiga. Ja kui ei ole Türile käiku veel planeerinud, siis võtke plaani. Lubame, et te ei kahetse. Radio, ela igavesti radio!